Tere 3. K-klass! Täna räägime keskkonnasõbralikkusest. Inimesed kasutavad paljusid looduslikke ressursse, näiteks vett ja maavarasid. Inimese elutegevuse tulemusena on tekkinud väga palju prügi. Suurlinnades on saastunud õhk. Paljudes piirkondades ei jätku puhast vett ning mõned maavarad on lõpukorral. Kui me ei hoia maa elukeskkonda, mõjutab see otseselt inimeste elutingimusi. Meie igapäevase tarbimise tagajärjel tekivad jäätmed. Jäätmeteks võivad olla nii toidupakendid kui ka näiteks meie riided. Kui oma tekkinud prügi sorteerime, saame oma elukeskkonda kaitsta. Selleks pead teadma, missugused jäätmed on biolagunevad ehk mullas kõdunevad. Need, mis muutuvad mullaks. Ja need, mis ei ole biolagunevad, mis mullas ei kõdune. Mullas kõdunevad näiteks taimed, puit, toidujäätmed, paber ja looduslikust materjalist riie. Kuid mullas ei kõdune plastmass, kile, klaas ja metall. Kõdunematud jäätmed töödeldakse ümber. Nii tehakse uusi asju, mida on jälle võimalik kasutada. Ka kasutatud rõivad saab anda taaskasutusse. Keskkonnasõbralikkus tähendab mõtlemist nii enda kui ka looduse tervisele. Vaata koos minuga seda pilti. See räägib pakendi lagunemisest looduses, näiteks plastpudel. Laguneb looduses 50 kuni 80 aastat. Kuid kui see on maetud maa sisse, siis 500 kuni 1000 aastat. Klaaspudeli lagunemisaega me ei teagi, sest keegi pole seda protsessi nii pika aja jooksul jälginud. Plekkpurk laguneb looduses 200 kuni 500 aastat. Et loodust säästa, vii oma pandipakendi märgiga pakend taaraautomaati. Nüüd vaatame sortimise ABC-d, mida saame teha erinevatest jäätmete liikidest. Biolagunevatest jäätmetest saab head komposti taimedele. Plastpudelitest tehakse aga uusi pudeleid, põrandalaudu, aiamööblit, fliise ja ka näiteks jalgpallisärke. Vanapaberist saab teha uut paberit ja pappi, munakarpe, vihikuid, ajalehti, WC-paberit. Klaaspudelitest tehakse uusi pudeleid ja purke, aga ka kausse ja muid klaasist tooteid. Plekkpurkidest aga tehakse näiteks autoosi, ehitusdetaile, kruve ja mutreid ja ka tööriistu. Palun ava oma töövihik leheküljelt 53. Keskkonnasõbralik eluviis. Ülesanne 91. Missuguseid olmejäätmeid tekib sinu kodus? Lagunevad olmejäätmed on need, mis kõdunevad mullas. Näiteks taimed või puit või toidujäätmed, ka paber. Olmejäätmed, mis ei lagune, on plastmass, kile, klaas ja metall. Mida sinu pere tekkinud jäätmetega teeb? Kas sorteerite neid? Ülesanne 92. Osal pudelitel on peal pandipakendi märk. Nende pudelite eest on võimalik raha tagasi saada. Uuri skeemi. Seleta, kuidas pudeli eest raha tagasi saab. Ja pildil näed, kuidas poiss viib tühja taaraautomaati, saab siit tšeki, viib tšeki kassasse ja saadud raha eest saab osta uusi tooteid. Nüüd ava lehekülg 54 ja 55. Uuri pandipakendi märke pakenditel või internetist ja joonista siia pandipakendi märk. See on see märk, mida sa näed pudeli peal. Joonista see siia. Pandipakendi märgita pakendid saab viia pakendi konteinerisse. Mõnel pool on klaastaara jaoks ka eraldi kogumiskastid. Ülesanne 93. Mida saab teha olmejäätmeid taaskasutades? Ühenda. Selle jaoks tuleta meelde sorteerimise ABC-d ja lahenda ülesanne ise.
Ülesanne 94. Klaasi oskab inimene kasutada mitu korda. Nummerda pildid tegevuse järjekorras. Ja loe siit alt, mida tehakse klaasiga ning mõtle ise, kuidas see võiks käia. Annan sulle ka ekraanivaba päeva ülesande. Kogu paari päeva jooksul prügi, millest saaksid ise teha prügiskulptuuri. Ja vaata koos minuga neid näiteid. Siin on prügist inimskulptuurid. Siin on kilpkonn, hüljes ja kala, nagu ka meie tegime. Võid proovida teha midagi keerukamat või midagi lihtsamat, midagi pudelikorkidest või tualettpaberirullidest. Ootan teie töid. Head aega!